Hei, aasta on kiirelt möödunud, ilm on ilus ja ma arvan, et viimane aeg oleks võtta ette uus projekt, milleks on siis täna lille või siis põõsa ümbris. Kasutan samamoodi jälle punumistehnikat, nagu ka mu esimeses videos, kus ma tegin siis väikest aiajuppi. Vaadake ka seda kindlasti järgi. Ja täna siis teeme tõesti põõsa ümbrist. Selleks on mul kasutatud juba ettevalmistustöödeks siis sellist matšeetelaadset asja. Ma ei tea, mis ta täpne nimetus on. Läks vaja ka mõõdulinti. Siis olid mul ühed vanakooli oksakäärid võtta. Ja siis ühed tugevamad oksakäärid. Et olen siis ette valmistanud sarapuust teibad. Teiega kodustes tingimustes teete, siis teil sellist rakist vaja ei ole. Võid teha, kui tahad neid mitu teha. Aga tegelikult on idee sellest, et sa lööd need teibad lihtsalt ümber põõsa, maa sisse. Ja pärast siis punudki ümber põõsa nende teivaste vahele. Ja rakis on selle jaoks ka hea, et kui te tulete töötuppa, siis saate siit samast rakisest võtta oma töö välja ja viia selle autosse. Ja ei pea muretsema, et otsad on mullased, kuna sa võtsid oma töö mulla sees. Ja rakis on selleks ka hea, siis ma ei seisa ise videopildi ees ja te näete paremini, kuidas ma seda teen. No nii, teibad on piltlikult öeldes maasse löödud. Nüüd on aeg minna järgmise etapi juurde. Järgmiseks etapiks olen ma juba ette valmistanud vitsad, millega punuda. Kasutan kahte tooni. Üheks tooniks on siis mul haavakasvud, mis selgusid on väga head ja painduvad. Ja siis on mul mingi rohelise põõsa kasvud, mul pole õrna aimu ka, mis põõsas on, aga samamoodi, jälle väga paindu. Ja loomulikult ka paju on väga hea ja paju on igalt poolt võtta. Et mina otsi paju. Minu idee on täna selline, et alustan haavavitstega, vahepeale panen neid tundmatuid rohelisi vitsasid ja siis lõpetan jälle haavavitstega. Et selliste projektide puhul lased lihtsalt mõtte lendu, et improviseerid ja igal juhul on ta äge ja omanäoline. Alustame siis niimoodi, et see jämedam ots läheb sissepoole ja punud niimoodi vahelt ümber kostida. Praegu tulen siit eest, liigun jälle järgmise taha, tulen eest, lähen taha. Ja võetud maad ligi. Ja järgmise vitsaga alustad siis eelneva vitsa lõpust. No mitte päris lõpust, aga võtad mingi paar pulka tagasi.
vahepeal võib-olla puhub tuul mikrofoni, vahepeal tuleb automüra sisse. Aga ma arvan, et sellest ei ole midagi. Tegelikult ma püüan nagu selliseid topelt katteid vältida, aga tegelikult ei ole üldse vahet. Ilus on igal juhul. Vahepeal võite siis allapoole vajutada neid vitsesid, aga ei pea.
ja nüüd on nagu viimistlemise aeg. Et nagu näete, siin sees on igavene sasipusa ja need otsad nüüd saab siit mõnusasti ära lõigata. See on ka põhjus, miks me ei alusta punumist väljastpoolt, muidu jääksid need otsad kõik välja ja see jääb nagu natuke näotu. Aga seestpoolt lõikad ära ja kes ei tea, see ei näe, ei saagi teadma. Lisan siia veel ühe elemendi, aga vahepeal mainin ära, et kui soovid minu juhendamisel endale valmistada sarnase lillepeenrehüübriga või siis variseina, nagu on minu aiamajal, millest kasutasin sellist tehnikat, kus lõhestasin sarapuu ja seejärel punusin puitraami sisse. Või meeldis sulle hoopiski see minu esimene aiavideo? Igal juhul võta minuga ühendust läbi Kihlasaare Facebooki lehe või kirjuta info@kihlasaare.ee. Nüüd lõikame ära need üleliigsed otsad. Ja lisame veel natuke ilu. Selleks on mul ette valmistatud sellised pisikesed pulgad.
ka on ju kena. Püüame nüüd siit rakisest kätte ka saada. Selle jaoks võtsin kangi. Ma juba proovisin ilma kangita. Ta ei tule. Käes. Teeme siin all ka selle triki, mis tegime üleval, et painutame need lahtised otsad selle punutise sisse. Sisepaju need alumised oksad alla. Ja nüüd on ta küll päris valmis.